Järgmisel päeval toimus geograafia kontortöö. Proua Pares jagas kõikide laste lauale valge paberi ja teritatud
pliiatsi. Proua Vares ei usaldanud mitte ühtegi õpilast. Ta uskus surmkindlalt, et iga 9-aastane laps on võimeline välja mõtlema vähemalt 5 moodust spikerdamiseks. Palun vaikust! Kontrolltööks on aega 25 minutit ja mitte sekunditki rohkem. Kontrolltöö algab nüüd. Kontrolltöö on päris hea. Aga mina tahan teada, kuidas see sul õnnestus. Kelle pealt sa maha kirjutasid? Ütle, kus su spikker on? Mul ei ole spikrit, ma lihtsalt oskasin. Sa valetad. Seni ei ole sa mitte midagi osanud. Need lihtsalt üks laiskvorst ja kõigele lisaks veel valelust ka. Ma ei valeta. Ma tean tõesti kõiki Euroopa pealinna. Te võite neid praegu minu käest küsida. Eks vasta kui oskad. Portugal, Lissabon, Venemaa, Moskva, Bulgaaria, Sofia, Egiptus. See tegelikult ei kuulu Euroopasse. Sogini tatlina, kui mina küsin sinult Egiptuse pealinna, siis sinu asi on vastata. Kairo, Süüria, Damaskus. Ma tean, kuidas sa seda teed. Sa oled spikri pähe kleepinud. Seda asja ei jäta. Ma teatan sellest sinu vanematele ja sind pannakse pättide ja valetajate kooli. Teed sa siit kaod ja teised ka. Mitte ühtegi viga. Õpetaja sai ka no näed, Silver, ja sina ütlesid, et sõimamine ei aita. Sa panid tõepoolest geograafia õppinud padja alla. Panin jah, siis sa soovitasid ju. Aga selline oli, mõista. Mõistan küll, aga see toimis. Mis te seal jälle jamtsite? Mis padi, mis raamat? Ma panin ööseks geograafia õpiku padja alla, sest ma ei jõudnud enam seda lugeda. See on mingi telepaatia või ma ei tea mis. Anname raamat siia, seda me veel näeme. Milline on Aafrika kõige rahvarohkem riik? Nigeeria. Kui pikk on maailma kõige pikim jõgi Niilus? 6670 kilomeetrit.